Tervist, tervist! Oled jõudnud Barcelonasse, et millal sa jõudsid juba siia? Jõudsin eile koos Tartu sõbraga, ta mängis ka täna Estrellast ja mängib sama turniiri, et Estrellas main event, siis 2200 Estrellas Aerolleri ja 5300 EPT main event. Need on nagu 3 põhiturniiri ja siis eks seal saab jooksvalt sättida, kui midagi peaks nagu halvasti minema. Käisin sul korra laua juures ka, et räägib tänast mängukulgu. Täna on selline põnev on, et lauas on üks eestlane veel, Andreas Kaju ja täiesti teisest laua otsast põhimõtteliselt, et meil omavahel ei ole väga seal madistamist olnud. Et laud on selline suht soft, nagu Estrellasele kohane, et siin on, kui siin 3000 mängijat on, siis on siin nagu nii-öelda hobimängijate osakaal on päris suur ja selliseid vanureid on päris palju. Algstack oli 25 000, sain selle kiirelt üles, võitsin suure panga, kui üks vanamees, kes on terve aeg nagu limpinud ja kes on Räme Station, UTG-s tavas 50-100 blindid tavas 625, terve laud muigas väikselt ja siis foliti minuni, ma olin big blind vaatan, punased 7, tavai, lähen setmaile kool. Flop on nüüd 7-7-4 midagi sellist, eks flop on 4. Check koolis on ta flop panuse, törn on jälle mingisugune madal mingi number. Siis check reisis on juba ise ja seda koolis, River oli ka mingi madal number, siis panin hästi rasvaselt ja panin koolis kiirelt, see oli mingi 25 tonnine pank, et siis ma sain vaikselt sinna 37 peale ja nüüd, põhimõtteliselt ütleme, et peale igat pausi on mul nagu suurem stack olnud. Igaks uueks pausiks on suurem stack olnud, et praegu on see 6 level vist lõppes, 7 level lõppes ja 48 000 blindid olid 300-600, nii et ma arvan, et igati normaalne. Andreasel jäi 20 000 praegu. Aga sellised hobimängijad on lauas nagu suhted juba pustasse söödud ja nüüd on mingisugused uued kuti taselme toodud ja esialgu tundub, et on sellised suhteliselt asjalikud, et nüüd läheb kõvasti raskemaks. Ja. Tere! Oled esmakordselt EPT-l, räägimistunded on ja kuidas lauas mängida on? Jah, tunded on hea, melu on hea, aga kaardi jooks on siuke kehvapoolne. Hetkel olen 12 BB peal ja loodan siis, et kas saan nüüd üles ennast või siis saab pidutsema minna. Olin korra laua kõrval, vaatasin, käisid all-innis, et mis kaardiga läksid? 7-tega, et olin eelnevalt käinud just Vargil Pattoni peal Queen 3-ga ja 7 tundus siuke magus koht lükkamiseks, et kahjuks ei tundnud kooli. Kas laud on raske, antakse tüdrukule respekti või hoopis vastupidiselt tahavad ära võtta su blinde või näitad sa ise küünise? No kuna mul stack on nüüd nii kokku kuivanud, et ega mul seal väga sellist mänguruumi ega midagi ei ole, et ma ise olen siuke passiivne, teistel on stackid suured aga palju 3 pettimist ning selles suhtes laud on kõva.